Vietnam riik Indo-Hiinas ja Vietnamit loetakse ka nagu Indo-Hiina tiigriks, et kõige kiiremini arenev riik Indo-Hiinas, et on selline ilus jutt, et vietnamlased kasvatavad riisi, kambodžalased vaatavad, kuidas riis kasvab ja laod kuulavad, kuidas riis kasvab. Seega tegemist Vietnami puhul kõige kiiremini areneva piirkonnaga. Ja Vietnamit üldse, siis Vietnamit ka võrreldakse Eestiga, selles mõttes, et ka Eesti ju tiigrihüppega riik, aga Vietnam, Kambodža ja Laos on sarnased oma energialt ka siis Läti, Leedule ja Eestile, Euroopa väikeriigid, Balti riigid ja Suure Aasia väikeriigid, 3 riiki. Ja plaanis siis minna külastama järgmise aasta veebruaris, täpsemalt 19. veebruari kuni 3. märts ja Vietnami just põhja ja keskosa. Ja siin on ka oma põhjendus, et Vietnam on selline pikk kitsas riik, 3500 kilomeetrit põhjast lõunasse, aga me valisime põhja ja keskosa. Jah, need 3 on täiesti erineva, ütleme, energiaga, erineva tunnetusega. Põhja-Vietnam on põllumajanduslik ja sellised väikerahvad ja loodus on hästi põnev. Kesk-Vietnam on ajalugu ja seal on ka palju vana ja palju uusi mälestisi, mis on hästi põnevad ja huvitavad. Lõuna-Vietnam on ikkagi puhtalt turismi piirkonnaks jäänud. Meid just tõmbab ja kutsub Põhja- ja Kesk-Vietnam. Ja selle järgi siis see reis ka tehtud. Ja kui me nüüd korraks vaatame kaardile, siis me alustame Hanoist, tegemist ikkagi riigi pealinnaga, tutvume linnaga ja siis istume bussi ja sõidame Halong Bay'sse. See on Halongi lahte, kus palju seal 2400 erinevate andmete järgi üle 2000 saare ja nende saarte vahel kurseerime laevaga ja oleme ühe ööga lausa laeva peal, naudime vaateid ja teeme hommikuvõilmist ja päiksetõus ja päikseloojangut ja see on ääretult romantiline reis. Ja kõik see teekond Hanoist Halong Bay'sse ja pärast bussiga tagasi, siis me näeme ehedat Vietnami, kuidas elu käib. Kuidas Vietnam elab, kuidas lihtne ja suhteliselt vaene Vietnam elab, kuidas nad põldu teevad, kuidas nad siis sünnivad, surevad, surnuaiad, kodud, see on hästi-hästi põnev. Ja nüüd Hanoisse tagasi jõudes istume rongi ja sõidame sisuliselt Vietnami põhjaossa, mägisesse ossa, seal on ka kõige kõrgemad tipud, aga eesmärk just, et külastada. Me läheme nagu ajas tagasi, see huvitas ajas tagasi, need väikerahvaste külad, põllunduse viisid on samas ka sekundi natuke moodsa mobiiliga ja moodsa tehnikaga, aga sellegipoolest on hästi huvitav näha sellist vana, ehtsat, ehedat ja ääretult mõnusat. Ehk väikerahvad, mongid, kes seal on terrasspõllud, riisikasvatus, mäed, koosed, see on see märksõna ja et seda veel kinnistada rohkem, siis Sapast Hanoisse tagasi me tuleme bussiga ja me näeme kõike seda elu lähedalt. Jõudes Hanoisse, nüüd me istume lennuki peale ja lendame keskossa, Huesse. Ja siin nagu ka mainitud, siis on... See on minu arust ajalooliselt väga tähtis piirkond, sest see on kuningakojad säilinud, väga võimsad ja uhked, nii et ahetusi on palju. Samas on ka moodsaid uusi mälestusmärke ja niisuguseid põnevaid atraktsioone. Ja kokku on saanud väga vana ja väga uus. Ja siin on just näha ka hästi erinevate piirkondade või riikide mõjutused. On see Hiina mõju või on see Ameerika mõju või on see Prantsuse mõju. See on väga huvitav vaadata. Ja siit läheme veel veidikene lõuna poole Huest ja bussiga külastame Danangi ja siin tuleb mainida, et lisaks sellisele vanale, siin me seekord külastame ka üks uus ehitis. See on selline kuldne sild nagu 2 inimkäele ehitatud sild. Teeme vaatame sellega üle ja siis jõuame oma lemmiklinna, väikelinna Hoi Anni. See on, kus on selline... See tõesti hoiab, Hoi An, nii et see on tugevate küll Hiina mõjutustega, aga seal on vana, väga hästi säilinud. See on arhailine linnaosa, on ääretult põnev. Me annaga vist terve päeva ekslesime ja nautisime seal, et on väga-väga mõnus. Ja sel korral oleme ka teadlikult, kui on jätnud vaba päeva sinna, igaüks saab siis oma soovi ja suva järgi toimetada, uurida linna ja ümbrust. Ja kui see kõik on tehtud, tagasi lennukisse ja Hanoisse ja sellega me reis ka lõpeb. Ja Hanois siis me lendame juba koju. Ja veel kord siis see on siis 19. veebruar kuni 3. märts 2020. Ja Vietnam on vaimustav, see sõna on täiesti õige, et soovitan kõigile südamest külastada riiki.
ja kui nüüd on huvi või soovi saada täpsemat infot, siis www.cederreisid.ee või ka www.ceder.ee/reis. Ja oleme olemas ka Facebookis Ceder reiside all, nii et vaadake, seal on palju videosid, pilte, lugusid, tutvuge meie tegevustega ja saage rohkem teada ja tehke oma valikud. Ja tehke oma otsused ja Vietnam kutsub siis ennast avastama, kutsub vaimustuma, et lähme koos.